Meie tänases meistrite nurgas on mul plaan teha selline tool ühte väga kitsasse koridori, see on siis seinakinnitusega tool, mis klapina käib alla. Põhimõtteliselt selle tegemiseks on vaja liistusid. Ma vaatasin siin puumarketis selle liistu vara üle ja kuna ma tahan teha ta lehtpuidust, siis ma tegelikult kasepuidu liistu siit ei leidnud. Küll aga on olemas kasest tehtud liimpuid kilbid, minu jaoks suurepärane materjal, kuigi jah, tuleb nüüd välja nii, et keegi lõikas plangu ribadeks ja liimis kokku. Ma võtan siit plangu kaasa või kilbi kaasa ja lõikan selle taas ribadeks, et teha juba siis toode. Mul on vaja seinakinnituseks tüüblid, pluss siis kruvid sinna juurde, niisugused otsakorgid, kruvid selleks, et keermelatti korralikult kinni panna ja ka puittüüblid. Nii nagu ma juba ütlesin, siis on meil seekord plaan teha sellist klapptooli ja natukene sellist võrejat klapptooli, mis hästi õhukeselt käib seina peale kokku. Nii nagu ma alguses ütlesin, siis tegelikult see ost puumarketist oli selline natukene omamoodi naljakas, et ostad terve suure plaadi ja siis pärast saed selle plaadi taas niisugusteks väikesteks liistudeks. Pole varata, materjalid nõuavad oma ja erilist tehnoloogiat, aga igal juhul sellest mööbliplaadist või liimpuit kilbist on suurepärane selliseid asju teha. Üks esimesi töid, mida tuleb ära teha, see on siis puurida keermelati augud ja selleks, et kõik detailid omavahel sobiksid, tuleb teha tööpinkidele, masinatele rakised. Nii, sellega on praegu meil ühel pool ja siis järgmise sammuna läheme saepingi juurde ja meil on tehtud, plaanitud on niimoodi, et selle istepingi osa, et see serv ei jääks nii terav, lõikasin sellise 45 kraadi all otsa ära. Ja väga hea, vaatame, võrdleme, kas me leiame siit ühe teise detaili ka. Paneme laua peale, kas see on ühesugused? No selle kohta öeldakse, enam täpsemini teha ei saa. Ja nüüd järgmine teema on pikkusesse saagimine ja nende väikeste detailide lõikamiseks, pikkuse lõikamiseks on tehtud nüüd järgmine rakis, sellepärast, et neid tuleb ka terve ports, nad kõik peavad olema ühe suurused ja selle rakisele on, näete, üks väikene tüüblikene siia sisse pandud ja selle tüübliga saame fikseerida õige asendi. Mul on märgitud see täpne pikkus peale, ma panen nüüd lõigatava detaili siia ja fikseerime rakise. Nii, ja olemas. Kõik need väiksed detailid on meil käes. Ja kuna selle pisikese nupukesega sai hoitud saetav detail suhteliselt kindlalt paigas, siis ei olnud ka ohtu tööõnnetuseks. Ja nüüd võtame siis selle nii-öelda poolvalmis töö ette, ta on mingil kujul mul olemas ja ma näitaksin teile ära siis mismoodi see põhimõtteliselt töötama hakkab. Ta on meil küll toorik ja poolfabrikaat, ma pean ükshaaval need asjad nagu paika nihutama ja veel ei tööta, aga selliste asjade tegemine, see on niisugune natu aeglane, otsiv, rahulik ettevõtmine. Nii, nüüd on see tool meil sisuliselt nagu oma tööasendis. No ja selliselt enam-vähem see asi hakkab välja nägema, võime seljatoe osa veel pisut kallutada, grammi. Nii. Ja nüüd oleks meil vaja panna mingisugune piiraja selleks, et see isteplaat ei vajuks liiga sügavale. Ja selleks piirajaks saab olla, näete, seljatoe külgi kinnitatud selline liist, nii et need isteplaadi liistukeste otsad
toetuvad siia taha. Nii, nüüd klappame uuesti oma lauakese kokku, vajutame ta päris kohe põhjani ära. Nii, ja nüüd me saame ära märkida selle joone, kust tuleb freesida. Nii, joon on nüüd ees ja selleks, et seda tugiliistu siia süvistada, me peame freesima väikese süvendi. Ka töö puhtaks. Kuna saatja ja kell tiksub halastamatult, siis ma ei hakka siin neid suuri puhastusi praegu tegema, me lihtsalt proovime ära, kuidas meil see asi töötab. Tõepoolest siis saabunud suur selguse tund, et aru saada, kas asi toimib. Seina küljes oleks ta siis, näeks välja umbes selline. Lahti tuleb asendist, võtame, laseme ja laseme ta. Olengi kogu tehnoloogilise protsessi praktiliselt läbi käinud, nii nagu ütlesin, kuna see protsess, sellise tooli tegemise protsess on kaunikesti tikk, siis ma ei hakka seda lõppviimistluseni viima. Meil on väike mõte, et mingi riiuli või riidenagi samas stiilis me teeme ka. Aga eestlastel on sellega siis ühel pool.